Tere kõigile Unibet stuudio spordipodcasti vaatajatele. Ma loodan, et teid on palju, sest selline saade sellises kanalis läheb tegelikult eetrisse nüüd esimest korda. Ja igal kuul ühe korra on meil siin laua taga üks külaline aktuaalsetel sporditeemadel rääkimas. Ja tänane külaline räägib väga aktuaalsetel teemadel. Olümpia on värskelt lõppenud, nii nagu ikka Eestis lõpeb kõik suure skandaaliga. Ja EOK peasekretär Kristo Tohver, tere! Tere, Kalev. Kuule, sa ütlesid, et või kogu aeg olete rääkinud, et EOK üks selline eesmärk on olla nähtav. Minu selja taga võetakse Unibet Arenal praegu Romeo ja Julia lava lahti ja Colin kostab. Oli nähtav EOK seal ka, ma saan aru. Käisid vaatamas? Käisin vaatamas, poeg tantsis ja laulis lava peal, nii et olid isiklikult seotud väga äge. Selline teema isegi, et said nagu oma last laval ka näha. Just. Ehk et sellised asjad aitavad tuua igapäeva töömõtted viia mujale, on see nii? Väga hinnatud on need nädalavahetused, kus saab pereasjadega tegeleda. No nii, see on siis nädalavahetus on tehtud. Täna, kui me seda siin salvestame, on esmaspäevane päev. Täna veel mingit suurt pauku juhtunud ei ole, aga võib-olla veel jõuab. On sul siseinfot mingi? Ei, siseinfot hetkel ei ole ja tavaline tööpäev tundub tulevat. Me räägime täna kindlasti erinevatel teemadel, aga hakkame ikkagi, ma ei ole näinud sellist nagu päris olümpia kokkuvõtet, nagu, et kuidas see olümpia meil tegelikult tervikuna läks. Me teame, et sealt tuli üks medal, see on hõbe medal ja Henri Sildaru selle medali meile siis ära tõi. Kõik seda teavad. Mu esimene küsimus on see, kui palju see medal, kui meil oli 31 sportlast, väga suur delegatsioon, kui palju see medal põhimõtteliselt maksma läks Eestile? No me arutasime suga ka siin lühidalt enne, et see on tegelikult mingis mõttes võimatu vastata, aga me ju kuidagi püüame. Püüame kuidagi, jah. Kõigepealt ma seletan, miks seda võimatu on vastata, on just sellepärast, et kui me võtame kas või Kristjan Ilvese või Martin Liivi, kes on meie delegatsiooni liikmed, nemad on täna ju toetust riigilt saanud üle 10 aasta. Kui me paneme sinna juurde veel, ma ei tea, alaliitudesse minevad noorterahad ja nii edasi, et kuhu sa selle piiri tõmbad, et selles mõttes on see... Me tõmbasime piiri see 4 aastat ettevalmistustsüklist olümpiaks. Ehk siis, et kui me tõmbame piiri 4 aastat ettevalmistustsüklit ja siin ka lihtsuse huvides me võtsime lihtsalt 2025 rahad, ehk siis kui me võtame tali koondise ettevalmistusraha, see on siis nüüd nende siis treeneri toetus, nende enda toetus, nende palgatoetus, kes on A ja B peal, on see siuke circa 600 000 aastas, ehk siis kui me paneme olümpiatsükli, siis see on 2,4 miljonit, mis siis läks nüüd puhtalt ainult talisportlaste peale. Need, kes käisid olümpial, nende ettevalmistus? Ei, seal on sees ka neid, kes võib-olla ei jõudnud olümpiale. Okay. Ehk siis nad olid selles nagu ettevalmistusrahades sees, aga kas sai vigastada keegi enne või ta näiteks ei kvalifitseerinudki. Ja tegelikult seal oli võib-olla ka hulgas neid, kes olid olümpial, aga ei saanud väga palju ettevalmistustoetust. Aga ühesõnaga selle me panime niimoodi sinna 2,4 miljoni peale ja olümpia ise läheb meile maksma selline circa 550-600 000. Taliolümpia oli suhteliselt odav, sest ta oli väga lähedal. Suveolümpia LA tuleb mitu korda kallim. Nii et ütleme rahvli võtame, et selle olümpia kulu Eesti riigile oli umbes 3 miljonit eurot. 3 miljonit eurot oli siis tegelikult selle ühe medali hind. Ja see medal läheks kohe odavamaks, kui meil oleks olnud 2 ja oleks olnud 3, aga ikkagi põhimõtteliselt üks medal ja me käisime selle siis tõime ära 3 miljoni euroga. Ütleme, mille osas ma 100% nõustuda ei saa, on see, et kui me võtame see sama 2,4 miljonit, siis ta ei ole ju mitte ainult olümpiaks, vaid ta on ka EM-ideks, MM-ideks, võta näiteks Niina Petrõkina 2 EM-i võitu, need on selle sama raha sees. Ehk siis, et jah, me saame seda mõõta nagu olümpiatsüklisse, aga selle rahaga käib palju muud head kaasas samamoodi. Kuidas see täna on? Riigi osa, eratoetajate osa protsentuaalselt, kuidas see EOK... Kui sa räägid EOK eelarvest, siis riigi osa on ikkagi 90%, et eratoetajad, ütleme, lisaks on veel rahvusvahelised rahad, rokirahad ja eratoetajad on ikkagi täna väike protsent, mida me peame oluliselt tõstma. Koha peal olümpiakulu, sa ütlesid jämedalt 550 000. 550 000 kogu selle delegatsiooni siis nii-öelda... See on nagu kogu ettevalmistus sinna ja koha peal olek ja ütleme, riik annab meile aastas natuke on see nüüd vähenenud seoses kärbetega, kui siin mingi hetk tagasi oli 180 000 eurot aastas ja siis arvest seda, et 4 aastat järjest saad ja iga 2 aasta tagant on siis suur olümpiatsükkel, ehk siis ütleme see 360 oleks siis nagu riigi poolt ja ise paneme sinna siuke 200 000 juurde. Ja see number, see 360 riigi poolt jääb ka nüüd see aasta, mis tuleb, järgmine aasta, siis on vaja LA-sse minna.
sa ei saa lennukipiletigi selle raames. No õnneks me räägime riigiga selle koha pealt läbi, et tuleb LA ja tegelikult tuleb sinna kohe ju Brisbane veel otsa, et need on ikkagi hoopis teiste numbritega, pluss nii LA-s kui Brisbane'is on väga selged suured ajavahed, mis tegelikult tähendab eellaagreid, mis on jällegi kulu, nii et me teeme tööd praegu selle nimel, et ikkagi selle jaoks lisavahendeid saada ja Kultuuriministeerium on sellega arvestanud ja me tegelikult praegu juba eelarvestame 2028. Kui hea vestluspartner riik on siis? Väga hea. Meil on ju meie enda majast läinud Raido Mitt on seal asekantsleriks, kes spordi eest vastutab. Väga hästi teab täpselt, millised meie kulud on, saab väga hästi vajadustest aru. Meil on hetkel ka väga sporti toetav minister, samamoodi lihtne vestluspartner. Loodame, et järgmisele valimiste tulemusena jätkub samamoodi toetava ministriga spordi kontekstis, nii et praegu on igal juhul Kultuuriministeerium väga hea partner. Kas 90-10 riik ja erasektor käärid liiga suured ei ole? See on selline, ütleme niimoodi, et kui me tulime, ma olen nüüd täna olnud 1,5 aastat, siis mingid plaanid, mis meil algselt olid, mida me tahtsime teha, seal tekkis väga tugev vastaseis meie suuremale erasektori kaasamisele just sellepärast, et me lähme ära võtma siis alaliitude käest potentsiaalset raha, mida nemad saaksid sponsoritele. Too näide. Ma arvan, et see ei ole nagu oluline konkreetselt, aga võtta sama see Alexela deal, mis me tegime, ja mis tänaseks küll kahjuks on läbi saanud, on ju, aga et sellele tegelikult oli vastuseis suur, sellepärast, et tegelikult me ju võtsime ära mingi raha, mida oleks saanud alaliidud ise küsida. Ja tegelikult me olemegi nüüd täna leppinud alaliitudega kokku selle, et meie sisuliselt õigus tuua raha on ainult väga suurtes numbrites, ehk siis 100-150 000 pluss eurot ja väiksemad summasid me tegelikult nagu ei kogu, sellepärast, et see on siis see maht. Nende numbrite juures, mis me siin juba rääkinud praegu hetkel oleme, siis 100-150 000 ongi väiksed numbrid, need polegi suured numbrid. Aga jällegi, sa pead võtama ka seda pidi, et ütleme, olümpiakomitee eelarve circa 15 miljonit, et seda ei olegi tõenäoliselt võimalik a la 50-50 teha eraraha pluss siis... On sul mingid näited mõnest riigist, kus on see on 50-50 või on see igal pool ikkagi 90-10? Võta Team GB, ehk siis Suurbritannia olümpiakoondis on 100% erarahastus. Ehk me räägime hoopis teistest turgudest ja hoopis teistest rahadest. Teiselt poolt jällegi kogu siis ütleme selline sportlaste kasvatamine, alaliitude raha, mis liigub ka täna läbi meie, liigub seal eraldi loto kaudu, mis on ju sisuliselt ka riigi raha, eks. Et need on hästi raskesti omavahel võrreldavad. No nii mõtled praegu siis nimeta mulle keegi erasektorist, kes tuleb ja paneb 150 kõmdi kohe. Ei olegi võtta äkki või? Jah, ja vaata seda enam, et näiteks ma ei tea, võrdleme siin korvpalli või jalgpalliga, kus sa oled iganädalaselt pildis, siis olümpia on ju tegelikult pildis kord 2 aasta jooksul. Ja miks alustasime sellest, et TOK peab olema nähtav, et meie töö on tegelikult tekitada olukord, kus me saame olla tihedamalt, aktiivsemalt pildis, et see sponsor, kes tuleb, paneb selle raha, näeb ka endale püsivat ja pidevat väljundit. On see siis minu sportlase kaudu, on see olümpiapäevade kaudu, ühesõnaga kõik meie tegemised peavad olema tegelikult ühtselt raamistatud ja pidevalt aktiivsed ja järelikult võimalikult laias ka ampluaas, et seal on ka liikumist ja treeneritega tegemisi ja noortespordiga tegemisi. Nii et selle suunas me liigume, et vähekenegi parem oleks see pakett, mida me saame pakkuda. No mõni ütleb, et see pakett on juba liiga suur, et seda tilulilu liiga palju, tippsporti enam ei olegi. EOK nagu ei tegele tippspordiga, vaidled vastu? Absoluutselt vaidlen vastu, et ma alati selliste argumentatsioonide peale, esiteks meil on olemas sihtasutused, kes tegelevad teiste asjadega. A la võtame liikumisarvestuse kompetentsikeskus, kes tegeleb väga selgelt sellega, et Eesti liiguks. Ta on meie poolt asutatud, meie põhikiri näeb ette, et me vastutame selle eest, aga reaalsed tegevused toimivad eraldi selles sihtasutuses. Samamoodi treenerid, me vastutame sellest, treener on ju alustala kogu spordisüsteemis, aga eraldi on spordikoolituse teabe sihtasutus, kes tegelikult tegeleb treenerite koolitusega. Meie roll on tegelikult seda nagu üheskoos tervikuna hoida. Ja ma toon hästi lihtsa näite, et kui me räägime, näiteks täna üks suur projekt, mis meil käsil on see sportkoolis. Täna on siis ta pilootprojektina toimunud, Urmas Sõõrumaa selle alustas, 6 aasta see toimub, 250 000 eurot circa me aastas sinna investeerime ja me võimaldame sellega täna esimeses ja või teises klassis olevatel lastel saada 1-2 lisa
trenni nädalas juurde koolipäeva raames, kas siis kohe pärast koolipäeva. Millises koolis üks asjad toimivad? 42 koolis üle Eesti, igas maakonnas paar kooli. Tallinnal on omaette programm, see on natuke teistmoodi, aga ütleme väljaspool Tallinnat 42 koolis täna see toimub. Ometi ma kuulen sealt igalt poolt kuulen, et see on huviringide teema on nii kallis, laps ei saagi maal enam trenni viia, see kõik on nii kallis. Ja see on ka üks põhjus, miks me seda täna teeme ja ühesõnaga meil on täna väga tugevalt programmis see, et me püüame saada see sama sportkoolis, me tahame saada ta kõikidesse Eesti koolidesse, 1. kuni 3. klass, 2 trenni nädalas, igale lapsele tasuta, ehk siis riigi poolt makstuna. Täna me teeme Kultuuriministeeriumiga tööd, et võib-olla seda juba järgmine aasta rakendada, vähemalt mingis osas suuremas, sest me oleme seda pilootprojekti 6 aastat teinud ja me näeme, et see töötab. Meil on täna tehtud esimene uuring sellele koostöös antropoloogiakeskusega. Sellel uuel õppeaastal tuleb uus uuring, mis vaatab rohkem natuke teaduspõhist lähenemist. Ta on täna sisse kirjutatud järgmisesse 10. aastasse MFF, ehk siis see eurorahade suur projekt, et ta seal on sees ja siis on veel valimised tulemas 27. Ehk me väga selgelt täna tegeleme, üks osa meie energiast läheb täna sellele, et sportkoolis saaks sellisele kujule, nagu me tahame. 1. kuni 3. klass, kõik lapsed 2 nädalast teevad nagu trenni lisaks oma liikumisõpetusele ja nüüd ütle mulle, et see ei ole tippspordiga seotud. No mõni ütleb, et ei ole. Aga sorry, siis ma väidan, et aga kui meie ei tee, kes siis teeb? Ehk siis kust tulevad meie tippsportlased, kui meil ei teki lapsel koolis kohe seda liikumisharjumist. Jah, või seda spordiharjumist. Täna ju valdavalt tundub ikkagi, et ei teki. Sa käid ise suusatamas, sa näed, suusaradadel on noored lapsed teksapükste jopedega, see on nagu nali, see pole nagu päris see asi ju. Kui see on selline pilootprojekt, siis sinna pole mõtet raha raisata. Ja, aga see just ei ole selline projekt, see on reaalne projekt, kus lapsed on koolis ja teevad treeneriga koos trenni ja see sportkoolis käib niimoodi, et sul on 3 erinevat ala aasta jooksul, igat ala teed siis ühe nagu 3. osa aastast on ju. Ja sealt siis eesmärk on see, et lapsed siis näiteks see trenn hakkab meeldima, võib jätkata seda. Täna on ta siis 1. ja või 2. klass, sest ongi piloot, on ainult väga valitud koolid ja klassid, aga tahaks, et see oleks 1. ja 3. klass, kõik noored ja mitte neid ei õpeta alati liikumisõpetaja. Võib olla ka mingites kohtades, kus tõesti treeningud on väga kaugel, mingi väga väike maakool ei olegi ühtegi klubi lähedal, aga see on klubide treenerid, kes käivad neid lapsi õpetamas ja koolitamas ja sealt peaks tekkima uus kasv tegelikult ka Eesti tippspordile, ühelt poolt Eesti liikumisele, aga teiselt poolt Eesti tippspordile. See on väga lai teema, konkreetsem teema. Uus võim EOK-s on toonud juurde eraraha kui palju? Täna seisuga kahjuks veel väga vähe, et kõige suurem juurdetulek oli kõigepealt see Alexela raha, mis eelmine aasta tuli ja mis jäigi ainult 1 aasta põhiseks. Nüüd on Minu sportlane, mille kaudu on tulnud 100 000 eurot juurde nüüd selle 8 kuuga, mida me sinuga koos omal ajal alustasime ja mille üle me oleme ääretult uhked ja ma olen täiesti kindel, et see on alles algus. Ehk ma nagu näen väga palju arengupotentsiaali siin selle kasvatamiseks ja ütleme reaalselt täna käib ikkagi töö selleks, et 27 seda raha oleks rohkem. Ehk siis kogu see sponsorloogika ja ka see ülesehitus ja me oleme ka olemasolevate sponsoritega lepingud uuendanud ja ka mahte tõstnud. Aga ütleme, et sellist uut suurt 150 000 eurost sponsorit ei ole täna juurde tulnud, aga töö selle nimel toimub. Synlab teeb süsti, see ei ole raha EOK kassasse, Škoda annab 4 autot, see ei ole ka raha EOK kassasse. Need on nagu välja mängitud sellised toetused. Miks seda, kui nii palju nähtav on, nagu pingutate teete, aga... No ütleme selles mõttes, et Olympic Puff on konkreetne raha EOK kassasse. See oli juba ennem. Just, aga näiteks Olympiku maht peaaegu 2-kordistus uue lepinguga, mis me nendega sõlmisime. Julges see numbri ka öelda? Need ei ole kahjuks need numbrid, mida ma tohiksin avalikult öelda, sest need on lepingutega kaitstud, aga ma ei tea, poolest tahaksin, et need oleksid avalikud, nii et äkki me kunagi jõuame ka sinna, et tõepoolest ka need numbrid on. No te kaitseksite võib-olla ennast. Aga suurusjärgud on, selles mõttes ma ütlen, et me tegelikult nagu alla 100 000 rahalepingut ei tohiks teha. Nii et see peaks olema see piir. Et võtame sama Sportland ja Nike, suurusjärk sama aastate kontekstis, nad on 2 eraldi lepingut, ühed võtavad siis taliolümpia, teised suveolümpia, seal on noorteolümpiad ka sees, samamoodi uued lepingud pikaks ajaks tehtud, et Nike'iga just sai see ka sõlmitud. Nii et ja see on ka konkreetselt raha, mis sellest samast olümpiaprojektist jääb meile kätte, selles mõttes me saame varustuse anda sisuliselt kas tasuta
või osaliselt siis oma hinnaga. Et see on ka väga selge ja võtta seesama autode näide samamoodi, see on ikkagi raha, mida olümpiakomitee ei pea kulutama. Kõva opositsionäär on tekkinud praegu EOK-le Heino Märksi nime all ja käib kangutamine, millest me ka veel räägime, aga tema väide, et Sõõrumaa andis üle EOK, kus oli kontol 2 miljonit ja enam ei ole mitte midagi ja noortele jääb toetusrahad maksmata, lükkad ümber. No jah, kui keegi vähegi on käinud meie täiskogudel või vaadanud meie majandusaasta aruandeid, et sorry, aga see on täiesti jama jutt, et jah, meie eelarve on olnud 2 aastat miinuses. Esimene 2024 oli miinusega eelarve, aga mina tulin konkreetselt novembri alguses ja presidentuur tuli siis minust 6 aega ette ehk 2024. aasta ütleme mitmesaja 000 eurost miinust me mitte kuidagi ei mõjutanud. Eelmine aasta samamoodi oli see eelarve miinus pealt 400 000 eurot, mille me samamoodi sellest reservist katame. Nüüd selle aasta 2026 eelarve on 0 eelarve. Juba 2025 me tegelikult planeerisime miinuseelarvet. Ta tuli lihtsalt natuke suurem, kui me lootsime. Ühelt poolt sellepärast, et sponsorraha ei tulnud peale nii palju, kui me lootsime ja teiselt poolt olid ka ülekulud. Aga 2026 eelarve on täna 0 eelarve. Nii et sellest reservist, mis EOK-l oli, on circa pool ära kulutatud, aga pool on veel alles. Aga miks ometi ikkagi? Sa käid ilmselt ise väga palju kontakte, ma ei tea, palju kontakte on. Me teame, et sportlased ise, kes otsivad omale toetajad, kes teeb 100, kes teeb 150, kes teeb 300, ütle mida, ja tuleb kogu aeg ei. Sa käid ilmselt samamoodi laua läbirääkimiste taga EOK esindajana. Aga miks öeldakse ei? Me ju tegelikult natuke alustasime, et EOK tähendab, ühtegi toetajad on täna sellised nagu metseenlused kaudu toetajad, kes ütlevad, et nad tahavad tagasi anda, sõltumata tegelikult, millise turundusväljundi nad sellest saavad. Nii. Võtame need samad meie ütleme siis hasartmänguga seotud ettevõtted ja ütleme tegelikult ka Olümpik. No üks on siis kasiino pool, teine on spordiennustuse pool. Jah, me teeme loomulikult nendega ka turunduslikku koostööd, aga nende see suunitlus on väga selgelt see, et nad tahavad anda tagasi süsteemi. Võtame Nike ja Sportlandi, kindlasti ka seal on see metseenluse pool Are poolt olemas, aga väga Nike ja Sportland saavad oluliselt suurema vastuväljundi meie käest, sest nad on kogu aeg läbi kõikide meie asjade pildis ja nähtaval. Ja nüüd ongi see teema, et meie roll on teha ennast rohkem nähtavaks, et nendele partneritele, kes tahavad selliste summadega tulla, nad näevad aasta jooksul, et see on neile väärtus. Keegi ütleb konkreetselt siis, et ma ei saa tulla, et ma kaon ära seal. Jaa, see logo, ütleme, sest et see EOK sponsorsüsteem, see logopõhine süsteem, et sa oled teatud kohtades kuskil logodega nähtav, see väga selgelt täna ei kõreta ja selle me peame ümber tegema ja oleme ka tegemas. Milles, mismoodi? No just täpselt läbi selle, et me väärindame rohkem sponsorite tegevusi ja oleme erinevate tegevuste kaudu aastaringselt nähtaval. Mõtle nüüd samas kohe tuleb spordisõber. Spordisõber, mida me teeme Kultuuriministeeriumiga koostöös, kus me anname välja tegelikult 10 suuremale toetajale, mitte ainult EOK toetajale, vaid üldse üle Eesti, kes siis spordis osalevad nagu tänumeene ja tõstame nad püünele selleks, et nad on sporti panustanud. Kõik need asjad, nii spordisõber, medalistide vastuvõtt, olümpiapäev, kõik need tuleb siduda üheks tervikuks ja läbi selle pakkuda see väljund. Me ei ole seda selliselt liiga palju varem teinud ja meil on ka uus turunduskommunikatsioonijuht Mirjam Endla näol, kes tuleb Max ja Mauritsast, kes on ju väga tugevalt olnud seotud sponsorlusega ise sponsor tegijana ala Tartu Ülikooli sats ja erinevad üksiksportlased ja temaga koos me tegelikult ehitame praegu sellist natuke uut sponsorloogikat üles. Kas see, et näiteks minu sportlane olümpia ajal kadus nagu üldse täiesti, ole aus, kadus tegelikult ära. See oli hetk, kus oli võib-olla võimalik inimestele teadvustada, et selline asi üldse on olemas. Seda ei olnud. Nüüd, kui ma nägin, oli äkki pühapäeval üle pikk, vist üldse esimest korda äkki minu sportlane jõudis oma ajaloo jooksul ERR-i spordiuudistesse ja mul jäi sealt kõlama see, et seda lehti on külastanud ainult 30 000 inimest. Olematu number tegelikult. Väike muidugi. Ehk et kui selle 30 000 pealt enam-vähem 100 000 on toodud raha, siis on see number ju ikka väga hea number, mis on raha tulnud. Aga miks see number 30 000 nii väike? Jah, sa oskad küsida õigeid ja teravaid küsimusi. No võtame ma kõigepealt vastan esimesel poolele olümpia. Olümpia
komitee püsitööjõu suurus on 9 inimest, kellest turundus- ja kommunikatsiooni inimesed olid täies mahus olümpial. Üks oli pressiatašee, teine tegeles seal meie sponsoritega, et lihtsalt olümpia ajalt kohati jäi jõust puudu mujale panustada, sest et me lihtsalt kõik tegime seda. Isegi mina peasekretärina olin nagu 2,5 nädalat seal koha peal ja tegin seal tööd, mitte muid asju, et muud asjad natuke sellel ajal seisid. Üks pool on see puhtalt nagu enda jõudluse teema, mida kindlasti saab paremini teha, alati saab paremini teha. Ja teine pool on ka see oskus. Ikkagi vaata, minu sportlane samamoodi ta vajab, ma ütlengi, et me oleme täna teinud selle 100 000-se nii nagu me oleme teinud, aga ma näen seal väga suurt potentsiaali selle nähtavaks tegemiseks, rohkemate inimeste sinna juurde toomist. Ja üks argumentatsioon, millega ma olen ka väga nõus, on see, et minu sportlane lõpuks, ta tõenäoliselt ei saa olema selline leht, et nüüd inimesed tulevad minu sportlane lehele, et nii ma mõtlen, keda ma toetama hakkan. Vaid pigem ta tuleb sinna siis, kui tal on väga tugev side näiteks meie triatleetidega või rallitüüpidega ja ma tean, et ma saan sealt kaudu seda rallitüüpi või seda triatleeti või kurlingut või neid toetada. Ehk siis toogis see sama kurlingu näite. Terve Eesti mängis kurlingut, pannide, pottide, kõikide asjadega. Ja kurlingu projekt tegelikult oli üleval. Aga mitte kordagi ei jõudnud see ikkagi inimesteni läbi selle kurlingu palaviku, mis siin korraks oli. See jäeti, ütleme nii, et minu hinnangul jäeti see nagu täiesti kasutamata. Aga võta jällegi seda pidi, et Eesti spordis on täna olukord, kus kurling kuidas minu sportlased töötavad väga hästi. Kurling töötas väga hästi, sellepärast, et ennem olümpiat Harri panustas sinna päris palju, oli nähtav ja tekkis ka koheselt sinna rahastus taha. Nad kogusid ju raha ka selleks olümpiaks. Ma saan aru. Ei olnud veel uut projekti üleval. Ehk siis tegelikult olümpia ajal, nüüd jällegi tagantjärgi, oleks võinud olla kurlingu järgmine projekt üleval ja siis oleks saanud seda nagu näidata. Võib-olla oleks ka sama projektiga saanud minna. Mulle tundus kuidagi, et nüüd on see hetk, kus see, kui me kunagi sellest rääkisime, et see on emotsiooni värk. Just. Ja see emotsioon lasti jah, ja see on väga selgelt koht, kust tuleb nagu õppida, et kuidas seda võistluse aegset emotsiooni paremini ära kasutada ja täpselt samamoodi ka, kes seda teeb. Ehk siis, et me kahjuks on täna see, et mõnel sportlasel meil on laiem tiim, kus sul on managerid ja ma ei tea, kõik veel erinevad inimesed juures. Mõnel sportlasel seda ei ole, ise manageeritakse ise ennast. Harri ei saanud olümpia ajal ise sellega tegeleda, on ju, et võib-olla oleks pidanud siin EOK talle appi tulema. See on see, mida me istume oma vahel ja mõtleme, et kuidas... Kas EOK kontor, täna sa ütlesid 9 inimest, nüüd on 9 inimest, see läheb suuremaks või see kontori inimeste arv läheb väiksemaks? Margus Kiiver lahkus. Margus Kiiver lahkub reedel, aga me panime 2 ametikohta kokku ja siis sellest 2 jäi 1 alles, on ju, et selles mõttes läheb väiksemaks. Inimesi jääb vähemaks. Just. Kulud on liiga suured. Riigipoolne kulu ju väheneb veelgi, ehk siis me oleme olnud kärpes ju viimased 2 aastat ja ka järgmisel aastal oleme uuesti jälle kärpes. Kontori pool? Kui palju? Ei, ma mõtlen riigi poolt tulnud kulu. Okay. Et riigi poolt tulev tulu siis ja mida me saame kulutada oma ülalpidamiseks, sellele on olnud ju kärbe ja see kärbe ju jätkub. Team Estonia me oleme suutnud praegu kärpest eemal hoida. Ehk siis see raha, mis läheb sporti, see ei ole vähenenud, vaid pigem kasvanud, aga raha, millega me peame toimetama uut raha ja millega tegema kommunikatsiooni ja kõiki neid muid asju, mis me tahame teha, see on pidevas vähenemis. Kui palju see vähenenud on näiteks selle aja jooksul, kui sina oled olnud kontoris? See raha on tänaseks vähenenud 200 000 eurot. Ehk siis summa summarumina või protsendilt ikkagi päris... Kui täna on meie tegevustoetused kuskil, ütleme siis see raha, millega me ise ennast opereerime kuskil 1 miljon, siis siis saad arvestada. Milline oli siis kontori või ma ei tea, kellele te aru andma peate meie olümpia hinne, et erinevad saated ja kõik on oma hinded juba pannud, aga ma ei ole tegelikult kuulnud nagu EOK enda kokkuvõtet, et milline see kokkuvõte siis oli, et kuidas meil olümpia läks? No kõigepealt selleks on ju omaette protsess. Ehk siis, kes paneb olümpiale hinde, kuidas meie loogika käib on, et kõigepealt olümpiale panevad hinde alaliidud, kes teevad siis oma aruandluse. Alaliidud tulevad kokku, talialaliidud tulevad kokku tippspordikomisjoni. Tippspordikomisjon toimub 22. aprillil, ehk siis 22. aprillil esitlevad alaliidud tippspordikomisjoni sees oma hinnanguid. Selle peale paneb tippspordikomisjon kõigi alaliitude peale kokku siis oma ettepaneku ja tuleb sellega meie täitevkomiteesse ja ütleb, et vot, olümpiakomitee hinnang on see, aga olümpiakomitee ei saa anda enne hinnangut, kui on teinud selle ära alaliidud. Aga ma teadsin, et sa seda küsid. Nii. Ja sellepärast ma võtsin korraks ka ette, statistika on ju ikka olemas. On. Et statistikat on ju ikkagi võimalik vaadata ja kui me võtame siis, ma võiks rääkida statistikast väga pikalt, teeme niimoodi lühidalt.
et meil reaalselt oli 61 individuaalsportlase starti olümpial. 61 individuaalsportlase starti. Ja mida me oleme aastaid mõõtnud, Toomas Tõnise seda kunagi alustas, me oleme need Excelid edasi saanud ja saame edasi mõõta, et kui palju nendest tuli top 10-sse, top 20-sse, top 30-sse, medaleid, kõike seda statistikat saab pidada. Jah, meil oli 1 medal, meil oli 4 top 10 kohta. Meil oli siis Kristjan Ilves 2 korda, Niina Petrõkina ja siis ka kurling. Alati saab vaielda, kas kurling oli ebaõnnestumine või mitte, et nad jäid viimaseks, aga nad olid üldse selle top 10 hulgas, kes siis olümpiale said. No saab panna. Ja ei saa kuidagi, just tabelisse saad seda väga selgelt panna ja top 10 kohti tegelikult oli meil viimase 15 aasta kõige rohkem, kui sa paned nagu tabelisse. Kui sa võtad top 20 kohad, samamoodi sinna tulevad juurde Selef Kood, Kaidi ja Keidi Kaasiku, Alvar Johannes Allev, suusatajad küll kõik viimase sõiduga on ju. Aga ikkagi tulid. Kelly Sildaru, Grete-Miia Meentalo, väga selgelt kõik õnnestumised. Et Kelly kunagi on medali võitnud, aga arvestades, kus ta on olnud oma vigastustega, et ta üldse olümpiale sai ja tuli seal tegelikult top 20 hulka täitsa okei. Ja seal on ka Martin Liiv, jällegi. Aga ebaõnnestuja. Selgelt ebaõnnestuja, aga Eesti spordi suures kontekstis top 20 koht ei saa olla nagu halb asi. Nii et loomulikult ta ise oleks tahtnud selgelt paremini. Nii et me saame 8 top 20 kohta. Ja siis vaatame top 30, kus ütleme positiivse poole pealt ja Tormis Laine ka ju tegelikult oleks tahtnud oluliselt paremini, aga esimese eestlasena tegelikult tuli top 30 hulka kõige suuremal talialal, nagu vaieldamatult kõige suurema, võib-olla iluisutamisega on seal konkurents on ju. Et see on igal juhul edu. Tarta Sunte ja Mai-Britt Tederi see, et nad lõpetasid üks skeletoni, teine lumelauakrossi, esimene debüüt on ju tehtud. Arti Aigro vigastuse pealt ei tea, kas kokku kasvanud jalaga läks ja hüppas ennast, tegelikult tegi oma tulemuse ära. Ja ka jällegi viimastes sõidus Martin Himma ja Daisy Tuul suusatajad, kes muidu on sõitnud seal võib-olla 60 kohtale, tulid 30 hulka. Et jällegi ei saa öelda, et need oleks nagu ebaõnnestumised, või pigem lähevad positiivse poole peale. Ja võtame Rupert Tederi legendaarse intervjuu ERR-is ja tegelikult tema tegemised kahevõistluses ja ka Kaimar Vaguli tegelikult 2 väga korralikku võistlust. Ehk siis kokku, kui me seda pidi vaatame, siis 23 starti nendest 61-st me peame lugema või saame väga selgelt lugeda pluss poole peale 38 prossa. Ehk siis jah, meeskonna asjad meil kõik sisuliselt ütleme ebaõnnestusid või mitte ei õnnestunud nii hästi, kui oleks tahtnud. Nii et kui vaadata puhtalt statistiliselt ja võrreldes eelmiste olümpiatega, siis viimane kord nii hea olümpia oli meil siis, kui olid meil veel Kristiina Šmigun ja teised suusatajad seal medalitel. Ma kuulasin see praegu pikka juttu ära, Kristo. Kõik inimesed tahaksid sind enda ülemuseks. No niimoodi saab rääkida asja ilusaks. Ja niimoodi saad olla nii-öelda ikkagi oma sportlastest väljas ja selle eest kahtlemata müts maha. No vaata, siin ongi see, et loomulikult Henri medal on see, millest me kõige rohkem räägime. Ja loomulikult on meie ootus alati see, et me tahaksime, et oleks hirmsasti sama, nagu sa ütlesid, oleks 2 medalit, täpselt poole väiksem oleks see 1 medali hind, kui me arbitraarselt niimoodi tekitame seda numbrit. Aga päeva lõpuks, nagu organisatsiooni juhtides ja kogu seda süsteemi ja makropilti vaadates, me ei saa mööda sellest, mis on varem olnud ja me peame panema selle mingisse suuremasse raami. Ja see on minu töö. See ei ole sinu töö ajakirjanikuna või kommentaatorina või fännina. See on me peame hoidma mingisugust nagu kainet natukene pilti ja muidugi võib öelda, et ma räägin musta valgeks, aga ma päriselt ise ka usun, et lõpuks me saame vaadata makronäitajaid. Meie töö, mida meie Eesti Olümpiakomitees teeme, mõjutab tegelikult, me saame mõjutada ainult praegusi tulemusi asjade ära rikkumisega. Seda, et midagi uut juurde tuleks, see juhtub 10 aasta pärast, ehk me saame töötada süsteemide kallal, et need süsteemid muutuksid paremaks ja sellepärast tuleb jälgida ka neid suuri pilte. Jah. Kokkuvõttes täna ikkagi jälle pessimist minu selja taga ütleb, et ühtegi süsteemi tegelikult ei ole. Kõik tänased sportlased, kes meil midagigi teevad, on ikkagi perekonna toodangud ja süsteemi kui sellist, spordisüsteemi kui sellist meil ei ole. Ja see on üks väga huvitav selline filosoofiline arutelu, et kas on või ei ole, aga jällegi see spordisüsteemi ihalus, millest me natukene räägime, tuleb ka sellest, ütleme, maailmas sisuliselt on 3 tüüpi spordisüsteeme. Jällegi vaatame hästi suurt pilti. Meil on diktaatorlike riikide spordisüsteem, Venemaa, Hiina, meil on tellimus, me paneme riigi raha, me teeme riigi suureks läbi selle, et riik maksab tulemused kinni. See on ka süsteem, kust me ise pärineme.
No meil on ka praegu sama süsteem ju. Nii. Kui 90-10 on riigi raha. Ei, see on riigi raha, mis läheb olümpiatoetusse. Ega sa mõtled, et võtta sama Henri näite, võtta, ma ei tea, Niina näite, neil on ju oma toetajad lisaks veel juures. Alaliitudel on suusaliidu, vaata suusaliitu on ju. Vaata laskesuusaliitu, kui suured tegelikult rahad on seal väljastpoolt riigisüsteemi sees. Ehk siis teine süsteem on Ameerika süsteem, mis on ülikoolipõhine, kogu raha liigub läbi ülikoolide ja sealt tegelikult tekivad need tippsportlased. Ja kolmas süsteem on Euroopa süsteem. Ja Euroopa süsteem on väga rohujuure tasandi põhine, mis tähendab, et kõigepealt sul on sportlane, siis on sul tema pere, siis on sul tema klubi, siis on sul kogukond, siis on sul alaliit ja kõige lõpus on alles riik, kes midagi teeb. Ehk siis jällegi peaks moodustama süsteem, kus kõigil on turvaline, kõik tahavad sporti teha, tahavad seal võimalikult kaua olla ja kui sa siis tuled sealt süsteemist läbi ja näitad, et sa oled võimekas, siis riik tuleb, paneb sulle lõpus selle võimenduse taha. See on Euroopa mudel. Ehk siis meie mudel ongi eraisiku põhine, ongi selle initsiatiivgrupi põhine, kes hakkab tegema, et võt, mul on see äge noor, mul on see äge lapsevanem, mul on see äge klubi ja sealt kaudu peavad asjad tulema. Riik ei saa seda tellida, riik saab luua sinna taha süsteemi, kus need noored tahavad võimalikult palju spordis käia. Võtta spordiregistri andmed, vaata, mida on teinud harrastajate arv viimased aastad. Jällegi makronäitajad, võta 2000 kuni 2025. Mitte nagu päris selline püstlood, aga selgelt ülesse poole liikuv number iga aastalt aastasse. Seal on ka ohukohti, ärme üldse nagu peida, et viimastel aastatel näiteks meeletu kasv on ju jõusaalides. Jõusaali, mina väidan seda, et jõusaali külastajad suure tõenäosusega, oma poeg näiteks, kes siin on ka väga tihe jõusaali külastajad, temast ei saa kunagi ühtegi medalisti, sellepärast, väga suur tõus on kindlasti uutes näitajates padelis, aga sellest ei ole ju, see ei ole tippsport. Just, et siis ongi, ja nüüd ongi meie jällegi roll vaadata, et okei, et see tippspordi pool peab olema ka siit sest kantud ja sama sportkoolis väga selgelt on alternatiiv sellele, et meil tekiks rohkem treenerite juures sporti harrastavaid noori, kes valivad selle tulevikus oma elukutsena. Ja sorry, ma toon veel ühe hästi lihtsa viimase näite. Võtke, kõik see on kõigile avalik informatsioon. Vaadake, kus oli Norra 2000-ndate alguses oma medalitega. Ei olnud kaugeltki seal, kus nad on täna. Mida tegid norrakad, mille üle on ka väga palju vaieldud? Nad on teinud muid asju ka väga positiivselt. Raha on neil ka tõenäoliselt rohkem kui meil. Aga nad kehtestasid lastespordi memorandumi. Ja see on see sama memorandum, millest me oleme sinuga kunagi rääkinud, vaata, kus oli see, et lapsed teatud vanuseni suur vastuolu, mitte ei tohi võistelda. Palun võistelge palju tahate. Neid ei tohi seada riiklikult edetabelisse, selle alusel määrata kellegile preemiaid. Et mitte lastest liiga kiiresti võtta välja seda tulemust, või et nad saaksid... Aga need oranžid sildid, mis te olete pannud, teie panite? Meie panime, jah. Miks te panite need sildid saaridesse igale poole? See ju ei kutsu lapsi võistlema. See on just, et teeme kõigile pai. Ei, see ei ole ju see. See on see, et kui sa tuled... Oskad sa saada tsiteerida seda oranži silti? Ikka muidugi, sõnal on jõud ja seal on see, et kohtunik on inimene, tema teeb oma tööd, spordirõõm peab jääma. See on väga lihtne nagu loogika. Kui sul on a la 14. eluaastani võimalikult palju lapsi spordihõives, ehk siis teevad sporti regulaarselt, iganädalaselt attesteeritud korralike treenerite juures, kellel on kutsestandard, kes on selleks välja õpetatud, kellel on pedagoogilised teadmised, lastel tekib see mõnu või nad tahavad olla selle spordiga seotud ja nüüd 13, 14, 15 hakkab tekkima mõistuspähe, tahab päriselt hakata kuhugi tippspordis liikuma, siis on meil neid lapsi, kes võiksid selle otsuse teha oluliselt rohkem kui siis, kui me oleme nad 14. eluaastaks spordisüsteemist ära ehmatanud. Kas see konkreetne silt ja kõik see näed praegu juba tulemusi, et meil jääb rohkem lapsi pidama klubidesse? Ei ole võimalik 8 kuuga ühtegi sellist tulemust saavutada, aga see on jällegi üks osa sellest tervikust ja väga selgelt, kui me tahame, et spordisüsteemis oleks rohkem lapsi, siis see spordisüsteem peab olema nende laste jaoks positiivne, äge ja ka äge. Vaata jällegi, et neid uuringuid on ju maailmas väga palju tehtud, miks lapsed sporti teevad. Need, kes teevad tippspordi ihalusega, nagu noored, need, kes tahavad võita ilmtingimata, neid selles vanusegrupis seal kuni 12 on alla 10%. Aga võib-olla see tuleb hiljem. Jällegi nagu, ma ei tea, Gerd Kanteri näidet on siin palju. Gerd Kanter 15 aastasel polnud mitte keegi Eestis. Ja tuli lõpuks olümpiavõitjaks. Okei, üks olümpiamedal meile tuli ja kahjuks me räägime sellest olümpiamedalist võib-olla vähem kui kõigest sellest, mis selle juurde käib. See teema, mulle tundus korraks juba, et äkki see ei tõusegi ülesse, aga see tõusis ülesse valusamalt veel, kui oleks üldse tahtnud.
mina väidan, et EOK president hakkas esimesest sekundist peale seda teemat nii-öelda eskaleerima, jättes õnnitlemata oma Facebooki postituses treener Tõnis Sildaru, vaid mainis ainult Henri Sildaru nime. Ma arvan, et väga paljud ei pannud seda tähelegi, aga sealt see kõik vaikselt kerima hakkas ja lõpuks keris selliseks pahanduseks. Ma ei kujutagi ette üldse, miks seda kõike vaja oli. Kuidas te seal kontoris seda asja, kui te iga päev hommikul kokku saate, kuidas te seda asja seal kontoris räägite? Et mis asi see on? No kõigepealt on jube kahju, et see kõik on niimoodi läinud. Et see oleks võinud olla palju lihtsam. Nüüd mul on väga raske kommenteerida Kersti postitusi ühte või teistpidi, sest mina ei ole neid postitusi teinud. Aga sa pead aru saama, et ta poole valis kohe ju. Ta valis kohe poole. Aga kas sellega, kui sa õnnitled sportlast medali puhul, valid sa ilmtingimata poole? No ma arvan, et siin ei ole nagu kaksipidi võistlemist ei ole. Mitte ükski teine president kunagi ei ole jätnud treenerit õnnitlemata. Ei ole jätnud seda tegemata ka vastuvõtul, kuhu ta küll kohale tuli, aga seal kõik said ju aru, et ta ei tahtnud seal väga olla. Ja kuni sinnamaani välja, kuni tulid need intervjuud ja kõik need asjad, siis on ju selgelt poole valik toimunud. Ja seda ei saa, vähemalt mina ei tea, nii palju, kui ma ei ole mitte ühtegi inimest näinud, kes ütleks, et ta ajab praegu õiget asja, et selle poole valimisega ta ajab õiget asja. No see on oluliselt keerulisem, aga ma arvan, et mina ei ole õige inimene seda kommenteerima, et reaalsus on täna see, EOK määras Tõnis Sildarule preemia tehtud tulemuse eest. Erandkorras. Seadus ei võimaldanud seda teha. Kõik me teame seda. Me tegime selle ja see otsus, ükskõik mida keegi võib rääkida, oli ühehäälne. Aga ei olnud, oli või ei olnud? 100%, vaata, see tuleb seadusest. Me oleme MTÜ, täisjuhatuse otsust elektroonselt saab vastu võtta ainult siis, kui 100% juhatuse liikmeid on sellega nõus. 100%, mul on e-mailid kõik olemas, igalt juhatuse liikmelt. Mina tegin selle ettepaneku samal õhtul, kui medal tuli, olles loomulikult selle presidentuuriga läbi rääkinud, saatsin välja kirja, meil on soov premeerida Henrit siis, vabandust, Tõnist selle eest, ja me peame seda tegema oma vahenditest ja kõik EOK täitevkomitee liikmed kinnitasid selle premeerimise heaks. Eranditult kõik. Ehk siis EOK tuli vastu, selles mõttes Tõnisele tegi erandi, kuigi ütleme seadus seda või määrus seda ei lubanud. Järgmine samm on see, et me peame aru saama ka sellest, et Kersti on alati ju seisnud ütleme siis presidendina ja läbi oma selle fondi, mis on EOK-ast erinev. See ongi see sama. Mina ei lugenud kunagi tema programmist välja, et ta tuleb fondi asju ajama EOK-sse, aga ometi on tulnud. Jällegi, kui sa loed tegelikult seda, me oleme väga kiired hukka mõistma, aga kui me loeme, mida Kersti ütles, siis Kersti ütles tegelikult seda, et tema EOK ei võta ühtegi seisukohta nendes küsimustes, mis on spordivälised, sest meil puudub selleks pädevus. Me ei tegele, meil ei ole ühtegi menetlust käimas, me ei aruta mitte midagi sellist. Meie saame teha ainult neid asju, mis on meie pädevuses. Meie pädevus on anda välja preemia, mida me tegime, maksta neid toetusi, mida me tegime. Nüüd on väga oluline teema, saab olema see spordiaasta tähtedel võimalik parima treeneri valik. Ja olgu siin ka kohe üle öeldud, me ei võta seda täna, sama see otsus treenereid premeerida ainult kutsetunnistuse alusel tehti 2019 Urmas Sõõrumaa juhitud süsteemis täitevkomitee poolt. See ei ole meie otsus. Me oleme seda sama otsust lihtsalt ellu rakendanud sealt edasi. Nüüd on täna ja ütleme siis see määruse muutus, mis selle preemia, see muutus eelmine aasta, aga see, et ka treener ilma kutsetunnistuseta Eesti treener ei saa osaleda, see oli ka sellest hetkest paika pandud. Eesti treener. Sest välistreeneritega on natuke keeruline, sest välismaal ei ole igal pool üldse olemas sellist akrediteerimis- või atesteerimissüsteemi. Näiteks me oleme palju rääkinud või siin on olnud jutuks ka see, et välismaa treener saab kandideerida ilma treeneri kutseta, ikkagi saab kandideerida. On olnud olukordi, kus nad on kandideerinud, see on olnud hägune. Lihtsalt ma tahangi öelda, et ühelt poolt 2019 võeti vastu see otsus, Eesti treenerid edaspidi saavad tunnustuse ainult siis ja preemiad, kui nad on EKR-i alusel seda teinud. Täitevkomitee otsus, protokoll olemas, pressiteade olemas pärast seda.
mida me täna teeme, lihtsalt kuna see teema paisus nii suureks ja siin ma tõstan käe püsti, oleks pidanud tegema varem, oleks pidanud kohe sellest nagu aru saama. Et see on niivõrd nagu lõhestav teema, et me peame selle uuesti läbi käima ja praegu ma käin, meil on eraldi plaan, kuidas me teeme. Kõigepealt me kohtusime EOK kutsekomisjoniga, kes on siis üks huvitatud osapool, nemad tegelevad kogu selle EKR-i majanduse loomisega. Järgmine kohtumine homme on meil alaliitudega, kus me alaliitudega... See on siis teisipäev, me salvestame esmaspäeva, saade läheb eetrisse. Teisipäeval on meil see igakuine infotund, mis me oleme alaliitudega muutnud selle formaadi natuke selliseks, et see ei ole ainult meiepoolne info, vaid me tegelikult tekitame ka diskussiooni. Homme väga selgelt on see sama diskussioon seal siis üleval, mida arvavad meie alaliidud, ehk siis meie enda liikmed, kes tegelikult koordineerivad kogu Eesti sporti sellest, millisel tasemel on EKR-i nõuded vajalikud. Kas ta on vajalik olümpiale akrediteerimisel? Ma saan kohe öelda, et ROK seda ei nõua. Jälle sellepärast, et rahvusvaheliselt ei ole samasugust süsteemi. ROK-il on tehniline personal, tugipersonal, meditsiiniline personal ja treener täpselt ühe akreditatsiooniga. See, mis sa sinna peale kirjutad, on sinu enda valik. Seetõttu sai ka Tõnis Sildaru sinna väga akrediteerida. Mingisugust probleemi sellega ei ole. Järgmine teema on see, et kus me täna eristame, on kas riik toetab sind, kui sa oled noorte treener, on ju, see on see EKR 5 nõue. Sealt edasi on see, et kas, kui sa oled treeneri kutsega või ilma, kas siis sa peaks saama seda ettevalmistusraha, mida täna Tõnis saab, millest ta ise loobus. Sealt järgmine teema on preemiad, et kui sa nüüd teed mingi tulemusega, siis peaks väljaspool EKR-i selle andma ja lõpuks on siis see, ütleme siis kõige suurema nähtavusega aasta treener on ju, kus rahalist tausta taga ei ole. Kogu selle ahela me käime täna läbi kogu spordisüsteemiga. Kutsekomisjon tehtud. Hakkab otsust peale kõik. Lihtsalt, et oleks selge, et see ei ole kuidagi EOK kontori mingisugune kius, mida me ajame, või et mida spordisüsteem tahab. Aga elu näitab ju, et sa ei saa panna sellist asja kõike lõpuks nagu paberi peale kirja. Erisusi tuleb kogu aeg. Ja, aga siis on ka see väga selge koht, et siis tuleb süsteemis ette näha, kellel on see erisuse tegemise õigus. Ehk siis Tõnis Sildaru suures plaanis te saate kokku, te töötate selle nimel, et aasta lõpus farssi ei tule, Tõnis Sildaru ikkagi saab aasta treeneriks kandideerida. Ei, me töötame selle nimel, et need kokkulepped oleks paigas kõigile üheselt arusaadavad ja kui Tõnis Sildaru, võtame, tuleme hoopis teise teema juurde või korraks nagu, kui meil on täna kutsesüsteem, EKR-i kutsesüsteem, kus meil on täna 4500 treenerit ja see kutsesüsteem on nagu aluseks natuke kogu Eesti spordisüsteemile. Me tahame, et meil tuleks täpselt neid tippsportlasi, et meil püsiks noored spordi juures, et sport oleks ka reaalne majandusharu, et sa saad ka mõistlikku palka selle eest, mida sa teed. Ja selle alus on täna kutsetunnistus. 4500 treeneril on see olemas. Nüüd, need üksikud treenerid, kellel seda täna ei ole, neid on tegelikult rohkem, aga ütleme, need üksikud tippu jõudnud treenerid, kellel seda ei ole. Nüüd on küsimus. Üks tõi medali. Ja tõi medali. Teise juba. Just. Aga et kas see inimene ei peaks ise, ma ei räägi siin üldse Tõnisest, ükskõik kes neist. Kas see inimene, kes toob medali, ei peaks olema kogu sellele spordisüsteemile eeskujuks ja tegema ära selle kõige esimese taseme, mis on nõutav see EKR 3, mis ei ole ju tegelikult veel mingisugune keeruline ülikoolis 5 aastat õppimist. See on 30 tundi on ju eriala, 30 tundi üldaineid. Ehk ma võtan teisest oma elualast näite, kus ma olen kohtunik, jalgpallikohtunik, olnud Eesti juhtiv jalgpallikohtunik aastaid. Minu roll on näidata teistele eeskuju. Isegi kui ma ei ole võib-olla kõigega nõus, mina pean seadma selle standardi, mille järgi teised teevad just selle pärast, et mina olen see, kes käib Euroopas, mina olen see, kes kõige rohkem räägitakse. Ma olen sellega nõus kuni sinna maani, et see Tõnise projekt on olnud ju tegelikult oma laste projekt. Kui ta võtaks endale grupi võõraid lapsi, siis ei ole ju, siis on selge, et ta peab tegema selle, see on küsimus. Ta tegeleb oma lastega. Ta toob medalid olümpialt toob medalid, 2 tükki. Meil ei ole vaja, ma saan sellest väga hästi aru, ma olen suga jumalasta nõus, aga nüüd ongi see, lõpuks on see küsimus, kas spordisüsteem lubab selle erandi või mitte. Ja see erand ei ole, mina ütlen, et see erand ei peaks olema ei Kersti Kaljulaidi teha, ei Kristo Tohveri teha, ega EOK mingisuguse kontori teha, vaid see peab olema spordisüsteemis kokku lepitud ja see ongi see, miks ma täna sellele teele olen läinud, ehk ma võtan kõik need erinevad osapooled, räägin kõigiga läbi ja selle tulemusena lähen täitevkomiteesse ja ütlen nii. Sportlaskomisjon ütles nii, kutsekomisjon ütles nii, alaliidud ütlesid nii ja siin on need valikud laual ja siis täitevkomitee saab otsustada. Ja millal see otsus tuleb? No me järgmine täitevkomitee koosolek on aprillikuus, loodame, et me jõuame selle protsessi selleks läbi, aga meil on natuke aega, sest et see järgmine suur otsus puudutab spordiaasta tähti, mis on detsembris on ju.
nii et ütleme, kui me aprilliks ei jõua, siis küll me maiks ikka jõuame, aga äkki jõuab juba aprilliks. Kui sina saaks kerida, no ütleme, medalivõiduni seda aja tagasi, sa oled olnud erinevates, ütleme sellisest nagu tulekahju kustutamiste juures, päris korralike tulekahju kustutamise juures. Praegu alati ikka nagu bensiini lõkkesse korralikult ja seda tehti EOK poolt kahjuks. Kuidas sa ikkagi nagu nüüd teeksid teistmoodi? Ütleme, kuu aega on nüüd see tuli ahjus olnud. Ma pean seda veel mõtlema, et see on olnud liiga värske, et no kas või eelmine nädal, ütleme, võta see sama viimased Pulleritsu artiklid Postimees, et sellega ma veel tegelesin reede õhtul. Et ütleme, sellist analüüsiaega ei ole veel väga olnud, et praegu on olnud väga selline jooksmine kogu aeg selles, et eks see analüüs tuleb veel teha. Ehk siis sa praegu ei oska nagu öelda, mida teeks, mis sammud oleks teistsugused? Praegu ei oska öelda. Kuidas see spordirahvas ära ühendada? Täna ta on ikka päris kreenis. Noh, vaata, üks on see, mis on avalikkuses nähtav, teine on see, mis käib nagu telgi taga ja mis jutud seal käivad, et ta ei ole, ütleme nii, et ma olen nõus, et ta on lõhestunud, aga et ta kreenis oleks, sellega ma päris nõus ei ole. Aga lõhestunud ta on ja väga selgelt meie roll on seda spordirahvast nagu ühtsena hoida ja seda saab teha läbi väga selge kommunikatsiooni, väga selgete kriteeriumite. Me peame kokku leppima täpselt see, mida me praegu teeme, milleks meil see EKR on, mis me sellega saavutada tahame. Sest ütleme, tegelik vaidlus. Veel kord, täna ei ole ju mingeid vaidlusi mingisugustes, ma ei tea, menetlustes, mis oleks poolel. Ei ole ühtegi menetlust poole. Okei, üks kohtuotsus on täna peresisene kohtuotsus, mille koha pealt EOK ei võta absoluutselt ühtegi seisukohta. See on väga selgelt nende peresisene asi. Mille üle täna on vaidlus, mille üle see vaidlus on nagu kuumaks läinud, on tegelikult see EKR-i teema. Kas see peab olema või ei pea olema selleks, et akrediteerida, rahastada, premeerida, tunnustada. Ja see on see, mis tuleb nagu ühiselt kokku leppida. Ja juba selle kokkuleppe alusel me saame tegelikult ju üheskoos edasi, sest me kõik lepime selle üheskoos kokku. Võib-olla kõik osapooled ei ole nõus, aga väga selgelt peab see olema demokraatlik protsess. No ütleme see kuum teema ja kõik see, et mis hetkel me nagu, kuidas me selle nagu maha rahustame, kuidas te teete seda? No. Seesama, kui sa ütled, et sa ei ole nõus sellega, et on nagu pool valitud, siis ma ikkagi kuidagi ütlen, et see pool valiti nii selgelt ja nii nagu valusalt, et see kõik oleks võinud ära olemata olla. Ja ma olen 100% selles paadis, kes ütlevad, et seda nüüd praegu ära lappida on täiesti võimatu. Mina ei ole mingi poliitik, diplomaat, ma ei oska seda oma silmas näha, kuidas see ära lapitakse. No ma ütleks selle kohta lihtsalt niimoodi, et nagu igal pool kunagi ei ole üheski siis erimeelsuses ühte osapoolt. Alati on kaks. Siin on ka. Absoluutselt. Ehk siis tegevused on alati mõlemapoolsed. Ja väga selgelt tuleb aru saada, kus on teinud üks või teine pool vigu ja jällegi süsteem taustal ära korrastada, et sellised vasturääkivuses olla. Sest et olgem ausad, meedias on ju täna seda nagu kogu aeg peale kedratud, sellepärast, et on leitud mingid varasemad otsused, mis on kas teistsugused või ei ole piisavalt selgelt sõnastatud. Et kui need asjad oleks korras, oleks seda konflikti ka üha vähem. Aga kuna see tagatuba oli natukene võib-olla selline logisev, sõnastused kuskil kehvad, siis sai kogu aeg edasi krüttida ja läks aina hullemaks, sest reaalselt on ju niimoodi, et iga kord, kui see konflikt läks, mille peale iga kord see konflikt lahvatas, oli meedias ilmunud artiklid. Kõigepealt, ütleme, esimest korda, kus ta läks väga suureks, oli see, kui Postimees avalikustas selle pildi. Kuidas Postimees sinna jõudis? Vot selle koha pealt tuleb küsida Postimehe käest, kindlasti mitte EOK käest. Okay. Et ma väidan käsi südamele, et EOK-st see info Postimehesse ei läinud. Okay. Ja ütleme sealt edasi, järgmine konflikt tekkis Delfi artikli põhjal, kus Kristjan Port rääkis, miks EKR-süsteem on oluline, selle peale reageeris Tõnis. Nüüd olid need Priidu artiklid on ju Postimehes, mis jällegi keerasid. Ehk siis kogu aeg on see, et kuna kuskil on midagi kas siis tegemata jäänud või ei ole piisavalt korrektselt olnud vormistatud, saab kogu aeg tekitada uusi konflikte. See on sinnamaani välja läinud, et täna kogutakse allkirju, seesama Heino Märks räägitud mees. Kuidas ta see allkirja kogumine läheb?
pole õrna aimugi, ta ei ole... Sa ütlesid, et taustal toimub midagi... Ei, selles mõttes, me oleme ju mingid alaliidud on ju ka meie poole pöördunud, et kuulge, mis seis on, aga me sellesse ei sekku. Põhikiri näeb ette, et kui Heino Märksil on allkirjad koos, siis ta peab sellega minu juurde pöörduma. Mina siis vastavalt sellele pean tegema sammud, kutsuma kokku kas siis erakorralise kogu või siis kui ta tahab seda teha korralise üldkogu ajal, mis on 18. juuni, täna juba see kuupäev on paigas. Siis see on korraline? Korraline on 18. juuni sellel aastal. Ja erakorralise jaoks on tal vaja hääli kui palju? Kas oli 12 või 13? Kuidas su sisetunne ütleb? Saate te ennem juba kokku kui 18. juuni? Veel kord, ma ei ole Heino Märksiga rääkinud, ta ei ole minu poole pöördunud. Kordagi? Mitte kordagi. Mida oleks võinud ju mõne asja kohta küsida ennem, kui ta kirjutas, aga igal ühel on, meil on Eesti sõnavabadus. Mis sa küsiksid ta käest, kui ta võtaks? Ei, mina ei küsiks talt midagi, ma võib-olla seletaks talle mingeid asju, mida ta on väga selgelt valesti mõistnud. Näiteks? Anna see võimalus. Ei, ma ei taha sinna minna, et kui ta tahab, siis ta oleks saanud seda ise teha, et mul ei ole mõtet vastata asjadele, mis konkreetselt kas ei vasta tõele või on, aga okei, ma ütlen, ei lähe sinna, kui Heino tahab rääkida jumala pärast. Kas samas koosseisus EOK kontor ja president jätkavad, siis on sul täna see veendumus? Mina usun küll, aga päeva lõpuks see ei ole kuidagi minu otsus. See on väga selgelt üldkoosolik otsus, on ta siis erakorraline või üldine, et eks seda ole näha siis, kui see juhtub, aga hetkel, kui sisetunne ütleb, et jätkame samamoodi. Kui sa tulid ühelt ametilt teisele ametile, siis kas arvasid, et sa astud nagu ühe tulise kivi pealt täitsa nagu laava peale? Siim Sukles. Jätame jalgpallikohtuniku teema kõrvale. Siim Sukles ütles mulle siis, kui ma tulin, et kuidagi ta väga ilusti sõnastas seda, et arvesta, et tuleb väga raskeid hetki, aga positiivsust on niivõrd palju rohkem. Et kui ma nüüd võtan selle sama 1,5 aastat, on olnud 1-2 ja sellist tõeliselt keerulist hetke, aga tegelikult see spordisüsteem on niivõrd äge, nii palju ägedaid inimesi, me teeme väga õiget asja, et ma ei kahetse küll mitte hetkekski. Täiesti siiralt? Täiesti siiralt. Ja mina näen, ma olen nagu parandamatu võib-olla optimist, et ma näen ka siin oma sellist hõbedast pilveäärt, et tänu sellele me tegelikult saame mingid asjad korrektsemaks, selgemaks, et meil saavad tulevikus sellised probleemid nagu vähem tekkida. Ja selleks ma ju tulin EOK-sse. See on minu nagu missioon, et parandada Eesti spordisüsteemi, anda siia midagi juurde ja igasugune kriis on alati võime teha asju parema ja ma väga selgelt usun, et me saame seda siit ka teha. No sul on nii palju kriisikogemust, et milline see Eesti spordi järgmine pomm plahvatab, mis see on? Näed sa juba? Ei, hetkel ei näe, et ma pigem näen väga paljudes sammudes, mida me teeme vaikselt ja mida me oleme 1,5 aasta jooksul teinud nagu neid arengusamme. Et kas või võta sama eelmisel nädalavahetusel MK etapi all allkirjastatud memorandum nende 150 üliõpilasportlased, ülioluline samm. Ja me jõuame jälle tagasi selle juurde, et kui me tahame, et meil oleks medaleid rohkem kui üks, kui me tahame, et meie tippsport õitseks, siis on meil vaja süsteemi, mis toetab alates sellest hetkest, kui laps hakkab sisuliselt, ma ei tea, lasteaias toimetama, kuni selle hetkeni, kui ta olümpiamedali võidab, et väiksed asjad süsteemis on paigas. Väiksed asjad täpselt nagu topeltkarjäär, väiksed asjad nagu see, et tal on head treenerid, väiksed asjad, et tal on infrastruktuur, kus toimetada, väiksed asjad, kus see, et ta innustub sellest spordist, et tal on seal turvaline olla, et lapsevanemad panevad, kuni pearahade süsteemini välja. Ja nüüd ongi nagu väga selgelt see küsimus, et aga kes siis vastutab selle eest? Et nagu, ja tegelikult see on ka üks eraldi teema, et me oleme täna algatanud selle protsessi, ma räägin sellest samamoodi homme alaliitudega ka, et kellel on mis roll Eesti spordi juhtimises, mis roll on EOK-l, sest võib-olla ongi nii, et EOK roll tuleb ümber mõtestada ja öeldagi, et EOK tegeleb ainult tippspordiga. Täna EOK roll, võtta EOK põhjur lahti, 4 põhilist asja on ju, seal on esimene asi on liikumine, teine asi on üldine selline rahvaühtsus, siis on majanduslik tegevus ja siis on tegelikult rahvusvaheline tuntus. Spordiministeerium selline kuluks ikkagi äkki ära? Ei tea, võib-olla meil on kõik need instantsid juba olemas, tuleb lihtsalt omavahel kokku leppida, kes mis rolle täidab. Ja see on nüüd, me on praeguse plaaniga on see, et spordikongress on aastal 2027 järjekordne, alati räägitakse ühte sama juttu, teeme seekord teistmoodi. Lepime kokku praegu, alustame protsessi, käime läbi need rollid. Näiteks maakondlikud spordiliidud, üliolulised tegelased Eesti spordimaastikul ühendavad siis nagu klubisid on ju maakonniti.
koolisport on seal sees, ka liikumisteemad on seal väga selgelt sees. Mis rolli täidavad nemad? Mis rolli täidab EOK, mis rolli täidab ökosüsteem, meie sihtasutused, mis rolli täidab ministeerium, mis rolli täidavad vallad? Et see on nagu see töö, mis mina ütlen, et täna ei ole piisavalt selge ja sealt kaudu saame minna järgmiste positiivsete asjade juurde. Olümpiaal oli üks suur skandaal, millele võib-olla EOK natuke viibega, aga selle eest üsna jõuliselt lõpuks ka reageeris. Ehk siis seesama Ukraina skeletonisõit ja tema kiiver ja algselt ma olin ka nagu natuke hämmingus, et kus siis meie seisukoht jääb, aga see tuli ja see tuli päris jõuline. Äsja olid Otepääl laskesuusatamise maailmakarika etapp. EOK oli esindatud, käisid ise ka kohal. Ma ise kahjuks ei jõudnud, aga me olime kogu presidentuuriga esindatud. Olite kohal. Suurepärane spordivõistlus, 10 000 inimesed käisid. Järgmine aasta on MM. Kui selle aasta jooksul tuleb otsus, et Venemaa lubatakse tagasi võistlema, kas siis MM jääb Eestis ära? Siis peab riik seisukoha võtma, et kas riik lubab nad riiki ja laskesuusaliit rahvusvaheline peab võtma seisukoha, kas ta jätab MM-i siia juhul, kui neid ei lubata. Ehk siis see otsus käib nagu sealt poolt. Ehk siis kõigepealt on laskesuusa föderatsioon, kes peab tegema otsuse, siis sellele järgneb tegelikult riigi seisukoht, mitte EOK seisukoht. Tänane kurbloolisus sellel kõigel on see, et selle ukrainlase kiivriga nii läks, oli tegelikult kõlab tobedalt, aga võib-olla isegi hea, sellepärast, et see tõi selle probleemi palju tulisemalt uuesti korraks päevakorda, kui see on. Sest täna on kadumas kahjuks maailmas ühtsus, et seda ühtemoodi vaadata. Väga lihtne näide. Paraolümpia, aga veel enne seda, kui ROK lubas tagasi noored oma lipu all, siis meie tegime ju avalduse, mille tõttu mind kutsuti ka Vaibale Milanos. Ma käisin kohtumas ROK-i juhtkonnaga, mitte Kirstiga, aga ütleme tase allapoole. Selle avaldusega ka Põhjamaad enam ei liitunud. Mitte ükski Põhjamaa. Oma allkirja ei pand. Baltikum. Ehk siis tegelikult, mis on tänane seis, on see, et maailmasporti juhivad tegelikult alaliidud, ehk siis rahvusvahelised alaliidud, kus igas ühes on sul 150 kuni 200 liiget. Ja järjest ükshaaval kõik need alaliidud lubavad täna venelasi tagasi. Sest venelased teevad väga tugevat lobitööd, seal on väga selgelt raha, sportlaste huvi on võistelda võimalikult tugevas konkurentsis ja nii kurb, kui see ka ei ole, need alaliidud on ükshaaval kõik murdumas ja murduvadki. ROK on selles mõttes hoidnud oma positsiooni vaatamata sellele, et ROK-i tegelikult kontrollivad need samad alaliidud, pluss siis need üksikisikud, kes ROK-is on täna suutnud oma positsiooni hoida. Paraolümpia juba nagu langes siin on ju. Et ma ei oska öelda, mis saab aastal 2027, aga väga selgelt kõigepealt peab olema see laskesuusa alaliit ja siis on Eesti riik. Ja siis tegelikult tehakse otsus, kas see siin toimub või mitte. Hetkel väga loodame, et toimub ja hetkel loodame, et sellist otsust ei tule, aga meie selle eest ei vastuta ja seisame nagu kogu täiega selle vastu nii kaua, kui me seda saame. Aga surve on nagu meeletu. Nende tagasi toomiseks on meeletu ja varem või hiljem, pigem ikkagi siis varem see kõik juhtub. No ma ütlen, selle samas ROK-i kohtumisel seal laua taga ikkagi öeldi mulle väga selgelt, et tegelikult on täna maailmas alles jäänud Baltikum, Ukraina ja Poola, kes nagu väga avalikult selle vastu täna veel sõna võtavad. Ja ongi kõik. Ja ongi kõik. Ühesõnaga meie hääl niikuinii lõpuks jääb ainult hüüdi hääleks ja aga teiselt poolt jällegi seal samal kohtumisel ka tänati meid selle eest, et me seda endiselt teeme, sest see hoiab seda päevakorras. Sest et ega see on ju, lõpuks on siin väärtuspõhisuse küsimused on ju, et igal juhul ja meie lubasime, et me jätkame nii kaua ebamugavad olemist, kui me seda suudame, kus me ise piiri tõmbame väga selgelt, me ei hakka oma sportlastega boikoteerima ühtegi üritust. Me ei tee seda, et me ei lase oma sportlasi võistlema. Ukraina ka ei tee seda. Ukraina käib ja võistleb ka. Tänaseks on see juba see teema nagu maas, et see võib-olla 3-4 tagasi oli just vähe aktuaalsem, aga nii ta on. Ühesõnaga sellega on ka asjad paigas. Ta ei ole lõpuni paigas, aga ütleme see teekond on ees suhteliselt tugevalt, jah. Ja ma tänan, et sa tulid. Sul ei ole lihtne käia sellistes kohtades, ma arvan, aga siin on alati väga tore juttu ajada. Kahtlemata loomulikult, et vahva, et tulid, äkki jõuad golfi ka mängima? Jaa, ma isegi laupäeval, ma rääkisin oma toredast nädalavahetusest, laupäeval sain esimese ringi Niitväljal tehtud ja väljak oli mega heas korras. Oli. Niisiis, kellel võimalus, käige väljakute peal ja toetage minu sportlase projekti ka. Leidate sealt kindlasti endale
ja muuseas, sportlasega. minu sportlasega käib ju praegu uus konkursivoor, nii et kui sul on soovi tippspordis midagi teha või on sul tuttav, kes tahab tippspordis midagi ära teha, siis sinna võib oma projekti vabalt üles panna, et konkurss käib märtsi lõpuni ja aprillist tulevad uued projektid peale. Räägin paar sõna, see on konkurss, siis mina ei ole sellega üldse kursis. Et ühesõnaga tippsportlane, kes arvab, et ta tahaks sinna tulla, peab esitama siis... kas klubi või alaliit või selle tippsportlase tiim, et mõnedega me räägime ka ise otse läbi, aga enamuses on see nagu avalik, et kes soovib, tuleb, sest päeva lõpuks toimib siis, kui sportlasel on endal huvi, mida me oleme täna näinud, on ju, et või mingi taustatiimil on huvi. Et siis ta toimib ja täna see konkurss käib ja loodetavasti aprillis on uued ägedad asjad üleval. Loodetavasti saab EOK endale ka mõne teise erasponsori, et ei ainult minu sportlase peale see ei jää. Aitäh, et vaatasite, aitäh, et kuulasite. Kohtumiseni.